Ärevus on minu ustav kaaslane olnud juba üle 7 aasta. Seega tean nii mõndagi erinevatest abivahenditest, kuidas ärevusega toime tulla või sellest jagu saada. 4 asja, mis on olnud mulle põhiliseks tugipunktiks. Muidugi tuleb esimesena ära märkida meie vundament. Mega nõme, aga see toimib. Korralikult magamine, kvaliteetne, korrapärane söömine, liikumine. Söögi osas ma järgin, et ei toimuks liiga suuri glükoositaseme kõikumisi ja et ma ei jooks kofeiini esimese asjana tühja kõhu peale. Liikumine on minu jaoks üks tõhusamaid viise, kuidas ärevust alandada. Minu meelest aitab kohe sest et me liigutame kehas energiaid, maandame ennast, lõõgastame. See on oluline nii keha kui ka meele jaoks. Teiseks, panin endale üsna varakult paika reegli. Ma ei jäta mitte midagi ärevuse tõttu tegemata. Isegi kui see olukord võib alguses tunduda väga suur trigger, ma olen aru saanud, et on oluline tõestada oma ajule, et tegelikult need olukorrad on turvalised. Sest kui me pidevalt jätame asju tegemata, me justkui ka kinnitame, et jah, tegu on ohtliku olukorraga ja meie keha peakski niimoodi reageerima. 3. ja veidi uuem avastus minu jaoks on CBD-õli, mida olen võtnud juba ma arvan kuskil üle poole aasta. Ma tunnen märgatavat erinevust oma mõtetes. Näiteks kui mul tekib ärevus, siis ma suudan oma mõtteid paremini kontrollida ja öelda endale, et hei, praegu ei ole see hetk, praegu mul tegelikult on turvaline. Ta on täiega aidanud ka mind mu polütsüstiliste munasarjade sündroomiga, sellepärast et mu tsükkel on jälle muutunud regulaarseks. CBD-õli lõõgastab meid, vähendab põletikku, valu ja nii palju muud. Ma teile ka sooduskoodi cbd.ee toodetele. 4. punkt on eneseväljendus. Minu jaoks on ärevus seotud allasurutud tunnetega. Ehk siis, kui ma lükkan kogu aeg eemale endal kurbust või viha või rõõmu, need tunded justkui kogunevad sinna tammi taha ja mu keha annab mulle märku, et kuule, tegele nendega, on vaja võtta hetk eneseväljenduseks. Kas siis jällegi tantsida, raputada ennast, välja öelda midagi, kus keegi on üle su piiride kõndinud, valida iseennast ja oma vajadusi. Ja ma tean, et ärevusega tegelemine võib olla nii frustreeriv ja nii üksildane, aga ta ei ole üdinisti halb asi. Ärevusel on funktsioon meid kaitsta. Ta teeb oma tööd vahepeal liigagi hästi. Mul on kõige enam õpetanud ärevus kuulama iseenda vajadusi, on õpetanud olla empaatilisem ja mõistvam teiste inimeste suhtes ja mitte võtta iseenesestmõistetavalt oma tervist ja heaolu.